kevad tuleb suure mühinaga peale, rändlinnud saabuvad ja saabub ka suur ehitustuhin. Millest ehitada ja kuidas, selleks on mitmeid võimalusi. Ühte nendest teile täna ka tutvustame. Saan aru, et teie toodete puhul ei ole tegemist mitte üksikelemendiga, vaid olete välja töötanud terve süsteemi. Millistest detailidest see siis koosneb? Sì, innanzitutto buongiorno Estonia. Sì, il nostro sistema è un sistema completo, parte dalle fondamenta per arrivare alle verticalità delle case Kliimablokki tooted on Eestis kohal. Esimesed majadki juba Pärnu külje all püsti. Kel huvi saab oma silmaga asja üle vaadata. Ehitussüsteem, kus on plokkidest võimalik seinad ruttu üles ehitada, vahepealt betooni täis valada, on ju olnud Eestis ennegi. Te olete võtnud julguse rindu ja tulla uuega. Mis siis teid teistest eristab? Kuna sarnased süsteemid on ennast turul juba tõestanud, siis oli meil julgust tuua veel ühe süsteemiga turule, mida meie peame kõige täiuslikumaks nendest kõikidest. Peale vaadates võib-olla ühte plokki teisest väga palju ei eristagi, et kus siis see saladus peitub? Uuendusi ja erinevusi on meie süsteemil nii nurgalahenduses kui plokkide omavahelises haakumises ja ka heliisolatsioon on meie plokil parim. Kui tellija vaatekohast vaadata, et kui vaba siis tellija on oma mõtetes teie plokki kasutades? Meie plokid haakuvad kõikide projektidega ja ei ole mitte mingisuguseid sõlmesid ega nüanssi, mida me ei suudaks lahendada. Ja kui ehitaja kuskil jääb jänni, siis meil on olemas tiim, kes tuleb ja aitab tehniliselt. Kas on ka mingisuguseid juba valmis projekte teie poolt välja pakkuda? Jaa, meil võib klient valida umbes 20 erineva lõpuni töötatud projekti vahel ja kui on olemas juba ka arhitektuurne projekt, mis kliendile sobib ja meeldib, siis meie materjalidega ehitamise korral me tasuta teeme selle projekti ümber ja viime vastavusse, et saaks kasutada meie materjale. Betoonitööd nõuavad teatavasti ka armeerimist. Siingi on kasutatud innovaatilist klaasfiiberarmatuuri. Kõige sellega saab lähemalt tutvust teha peagi algaval ehitusmessil.